Tere, hea Delfi vaataja ja kuulaja. Angela Merkeli sõnad kergitasid Eestis sel nädalal palju kulme. Siin Strasbourgis algas hommik aruteluga muuhulgas Eesti õhuruumi tunginud Vene hävitajate üle, aga Euroopas laiemalt on teemaks number 1 praegu Gaza. Arutame neid asju. Meil on külas Jüri Ratas Isamaast. Tere. Marina Kaljurand sotsiaaldemokraatidest. Tere. Ja Urmas Paet Reformierakonnast. Tere päevast. Jüri Ratas, te olete Angela Merkeliga isiklikult mitu korda rääkinud, et avage meile tema mõttemaailma seoses Putiniga. Kui tema oleks praegu Saksa liidukantsler, mida tema teeks? No, kui tema oli Saksa liidukantsler, siis ta ehitas Nord Streami ja püüdis saada siis Venemaaga väga hästi läbi. No, need viimased sõnavõtud ei ole mitte ainult väga vales suunas minek, vaid see on nagu, ma just mõtlesin, et nii kogenud poliitikule nagu Angela Merkel, et see on ka väga suur ebaõnnestumine. Et hea küll, kui tõlkida täpselt saksa keelest, mida ta ütles, siis seal võib hakata nagu kuidagi vabandama, aga selge on see, et poliitik mitte ei pea olema küsimuses konkreetne, vaid ta peab ka nagu näima konkreetsena ja selgena. Et selge on see, et minu meelest ja kahjuks tuleb öelda, et ma arvan, ta ei libastunud seal, vaid ta mõtleski seda sisuliselt ja see on muidugi probleem. Mida Angela Merkel täna Saksa kantslerina teeks, seda ma ei oska öelda, sellepärast, et ta ei ole enam väga pikalt Saksa kantsler, aga selge on see, et sel hetkel, kui ta oli Saksa kantsler seal ligemale 15 aastat, siis tema plussiks tuleb muidugi öelda seda, et ta suutis Euroopa Liitu ja NATO-t väga tugevasti koos hoida. Kas ta suutis ka meid valmistada ette piisavalt selleks agressiooniks, siis vastu, ja kas ta võttis seda piisavalt tõsiselt, juba need signaalid tulid läbi Gruusia, läbi Ukraina rünnaku 2014, siis vastus on, et ei. Et selge see, et Balti riigid sellest kogu aeg rääkis, ma mäletan ka mina temaga kohtudes ütlesin, et me ei saa kuidagi toetada Nord Stream 2 ehitust, ma arvan, et see on vale. See jäi tema jaoks, ta ei kuulanud neid jutte, läks ühest kõrvast sisse teist välja. Ma ei ole kohtunud Angela Merkeliga, võib-olla on 2 asja. Et üks, mul on selline tunne, et ta praegu otsib oma kohta ajaloos. Ta oli võimukas, ta oli võimas, ta juhtis praktiliselt Euroopa Liitu, teda kuulati. Ja nüüd ta püüab siis ajaloos oma seda kohta kuidagi jäädvustada. Ja kas ta ütles seda meelega, ma olen kindel, et ütles seda meelega. Ma arvan, et ta mõtlebki nii. Ja kui vaadata tänast Saksa poliitikat, siis ei ole seal ka midagi imestada, sest järjest suureneb nende nii parem kui ka vasakpoolsete äärmuslaste arv, kes toetavadki, kes imetlevadki Putinit ja kes arvavadki, et Venemaaga tuleb rohkem suhelda. Nii et tegelikult ega ta nii väga ei erinegi suurest osast, eriti Ida-Saksamaast, kus ta pärit on, sellest mõttemaailmast, mis seal praegu valitseb. Kui palju seda mõttemaailma näiteks teie fraktsioonis on teie sakslastest kolleegide seas? Me ei ole sellest konkreetsest Merkeli väljaütlemisest rääkinud, aga fakt on see, et kui algas Venemaa agressioon Ukraina vastu täiemõõtmeline, siis see oli šokk ka meie fraktsioonis. Ka need sakslased, kes ütlevad, et rahu iga hinnaga, nad kogusid ennast, nad olid vait. Üks, mida paluti, et ärge kritiseerige algusest peale ja liiga palju kantsler Scholzi. Tal on vaja aega, et need rattad käima panna. Isegi tema poliitika on 180 kraadi teistsugune, kui oli Merkelil ja kristlikel demokraatidel. Isegi ta on teinud suure pöörde, et ärge umbes lennake talle kohe peale. Andke talle aega, et ta hakkaks ka poliitilisi seisukohti muutma ja hakkaks siis ka tasapisi Ukrainat abistama. Seda küll paluti. Dmitri Peskov ütles Merkeli sõnade peale, et see on tõestuseks, et Venemaa üleskutset dialoogi järele nurjati mõnede Euroopa Liidu riikide poolt. Nii et Vene propas on see juba ära kasutatud. Urmas Paet, kui te oleksite täna tegevajakirjanik ja saaksite Merkeli käest jätkuküsimusi küsida nende sõnade kohta, mida te küsiksite? Ma arvan, et see olekski kasulik teha selgeks, et kui palju on seal nagu tema mõtet ja kui palju on seda, mida ta siis väljendab nagu laiemalt Saksa ühiskonna meeleolude kohta. Et paraku kurb tõsiasi on see, et kui vaadata ka Saksa sisepoliitikat, siis seal ikkagi aastast aastasse on järjest tugevnenud alternatiiv Saksamaale partei, lisaks ka äärmus vasakpoolsete jõud on tugevnenud, nii et ja nende välispoliitilised meeleolud on ikkagi märksa Vene sõbralikumad ja samamoodi on see jutt, et ei ole vaja Venemaad provotseerida, igasugune liigutus ükskõik millise Euroopa riigi, muidugi eriti Balti riikide ja Poola poolt näib neile tohutu provokatsioonina kogu aeg ja see ei ole lõppenud. Nii et ma arvan, et see ongi nagu üks asi, et muidugi Merkeli suus sellist lauset kuulda täna on ikkagi paljudele nagu väga ebameeldiv.
aga noh, see reaalsus, ma tõepoolest arvan, on mõnevõrra veel karmim, et see ei ole ainult nii-öelda tema tähelepanu otsimine, vaid ikkagi siiski oluline osa nii Saksa ühiskonnast, aga üldse lääne ühiskondadest laiemalt jätkuvalt usub sellesse, et kuidagi tänase Venemaa režiimiga on võimalik milleski kokku leppida ja see lõpmatu dialoog, mida tahetakse pidada ja mida peeti ka siis enne 2022. aastat ja ka pärast seda, mis me kõik näeme, kuhu see viinud on, eks ole, et kuhugi ta ei ole viinud, välja arvatud järjekordsete Ukraina inimeste hukkumiseni. Et ega need meeleolud ei ole kadunud. Ka täna, eks ole, on selline abstraktne rahuliikumine ju kogu aeg siin Euroopas, eks ole, et see sõda peab lõppema, tuleb alustada dialoogi, eks ole, mis on selle dialoogi hind, see väga ei huvita kedagi. Nii et ma arvan, et see on see küsimus jah, et see ei ole ainult nii-öelda ühe ekspoliitiku soolo, vaid ta peegeldab siiski nagu laiemaid hoovusi. Kui tohib. Ja mida ta peegeldab? Ma tahaks küsida ka just teie tunnetust, Jüri Ratas, et teil on isegi Merkeli parteikaaslast, fraktsioonikaaslast. Kas sellest räägitakse, mida ta ütles, mida räägitakse? Ei, sellest fraktsiooni koosolekul, seda ta ütles paar päeva tagasi, et sellest nii ei ole juttu olnud. Küll mina olen küsinud mõne Saksa poliitiku käest, mis on nende tunnetus ja see lühidalt on nende tunnetus see, et Merkel on ikkagi selles mõttes parteipoliitilises mängus täna ju täiesti väljas. Saksa poliitikast on täielikult väljas ja selge see, et see ei ole ju mingi saladus, et tema vastuolu tänase kantsleriga on põhimõtteliselt 180 kraadi, üks ühel pool, teine teisel pool. Ma tahtsin nii palju lisada see, mida Marina, sina ütlesid, et ta otsib nagu oma kohta ajaloos, eks, ja ma arvan, et see on nagu õigesti öeldud, selles mõttes sisuliselt õigesti öeldud, aga see on midagi sarnast, mida minu arust ka nagu Trump teeb, et Trump ütleb ka ju, et kui tema oleks olnud president, et Biden oli president, täiemahuline sõda algas, kui tema oleks olnud, siis poleks alanud. Merkel midagi annab ju sarnast mõista, et kui tema oleks saanud oma päevakorda, oma agenda peale suruda, siis näete, Putin ei oleks sinna sisse tunginud. Minu meelest see on nagu tohutult suur probleem, et sellised ikkagi suured poliitikud, suured riigijuhid, eriti Merkeli puhul, kes tegelikult on ju pensioneerunud, kes veel, ma mäletan, 5 aastat tagasi põhimõtteliselt Euroopas võis valida ükskõik, mis positsiooni et oleks selle saanud, kas komisjoni president peale kantsleri ametit, mis iganes. Seda ta ei teinud, ta jätkas kantslerina. Et minu meelest, et see nagu enda nagu ego ja see, mida Urmas ütleb, et ta tunnetab võib-olla neid Saksamaa allhoovuseid, mitte allhoovuseid, Saksamaa selgeid hoovuseid, et selline mõtteviis järjest rohkem ja rohkem nagu hakkab devalveerima või hakkab kerima üles, hakkab toetust leidma, et ta läheb selle kaasa. See on nagu tohutu probleem minu meelest. Seal on sellist tülikate baltlaste narratiivi, mida on päris palju olnud seal Merkeli sõnavõtus ja igal pool. Marina, kui palju seda laiemalt on Euroopas, näiteks siin teie kolleegide seas? Kas seda öeldakse meile otse näkku, kas seda räägitakse meie selja taga? Mida räägitakse selja taga, ma ei oska hinnata. Ma arvan, et kui sõda algas, siis oli meie seisukord nagu suhtumine Balti riikidesse, Poolasse oli palju parem. Ma kardan, et praegu ta hakkab jälle ära vajuma, sest ütleme, selle sõjaga ollakse harjunud. Droonid, droonidega rikutakse, sõjaväelennukitega rikutakse Euroopa Liidu õhuruumi, keegi surma pole saanud. Mul on kogu aeg selline tunne, et see maja ja Euroopa Liit tervikuna nagu ootab katastroofi. Ma ei taha, et see tuleks, aga nad nagu ootavad, et teha järgmine samm. Sest kui vaadata, millal on Euroopa Liit otsustavalt tegutsenud või liikmesriigid otsustavalt tegutsenud, on pärast kriisi. Sõja algus, Soome, Rootsi, NATOs. Zelenski alandamine Valges majas, samameelsete riikide koalitsioon. Et nagu midagi halba peab juhtuma selleks, et kas minu fraktsioonis on raske, Ukraina toetamine ei ole raske. Mis on raske, on veenda meist kaugemal lõunas ja läänes olevaid liikmesriike, et ka nende panus oleks natukenegi solidaarsem. Iga kord, kui me räägime abist, jälle vaatan hispaanlaste poole, kui suur on teie panus. Ja see, et teie peaminister tahab siduda Ukraina abistamist mõnede Hispaania dialektide või keelte sidumisega Euroopa Liidu ametlikeks keelteks, see ei ole õige, see on vale, nii ei tohi teha, et Euroopa Liit püsib solidaarsusel. Muidugi on see raske, aga samas ütleme see, mida ütleb minu fraktsioon täna välja läbi hispaanlasest, fraktsiooni juhi on see, et fraktsioon on ühtne,
fraktsioon toetab Ukrainat, fraktsioon võtab järjest rohkem sõna ka Euroopa Liidu kaitsevõimekuse teemadel, mis ei ole sotsiaaldemokraatidele võib-olla tavapärane, aga ka selles osas öeldakse, et me peame sisendama kindlust oma inimestele ja me peame aitama kaasa julgeolekule Euroopa Liidus ja kaitsetööstuse rajamisele. Nii et selline on positiivset, on negatiivset, aga ei ole väga lihtne. Ja Urmas? No, mina selles mõttes ei dramatiseeriks seda üle ja ise nagu ei tooks seda kuidagi esile, et nüüd jälle Poola ja Balti riigid on mingisugune probleem. Et eelmisel nädalal ma kutsusin Eestisse siis kogu oma siinse poliitilise fraktsiooni ehk Renew Europe'i ehk Euroopa liberaalid, tuli natuke üle 50 Euroopa Parlamendi liikme, peaaegu kõikidest liikmesriikidest. Me käisime Narvas ka, sõitsime laevaga siis Narva jõe peal, muidugi, eks ole, Eesti poole peal ehk inimesed said, kellel ka see seni võib-olla puudus, see vahetu emotsionaalne kogemus, et kui lähedal tegelikult Venemaa on, eks ole, et tunnetada ka seda geopoliitilist situatsiooni isiklikult, saada aru, et Narvast algab Euroopa, mitte ei lõppe, vaid algab Euroopa. See nagu läks neile korda väga selgelt. Nii et aga ma laiemalt ei tunneta seda, eriti, et kui me vaatame ka Venemaa käitumist, et alguses võib-olla jah, need droonid ja rikkumised puudutasid, eks ole, meie kanti. Aga nüüd, kus on Müncheni lennujaam kinni 2 ööd järjest, Kopenhaagen, Oslo, eks ole, Prantsuse politsei peatab Vene varilaevastiku laeva, mis suure tõenäosusega kandis droone. Ehk järjest rohkem on selliseid omal nahal tunda saanud neid Venemaa tekitatud probleeme järjest rohkemad Euroopa rahvad. Ja nad saavad aru, et see ei ole ainult nii-öelda siis Venemaa ihalus siin Ukraina järele või NATO Euroopa Liidu kontekstis, et ka vaatab siin Balti või Poola või Rumeenia poole, vaid ikkagi laiem probleem on sellega. Nii et mina täna küll ei tunneta, et me oleks nagu, ma mõtlen siis Balti riike ja Poola nagu mingi segav faktor siin. Et see võib tulla esile mingite selliste konkreetsete sanktsiooni arutelude juures, nagu eelmisel nädalal jälle, eks ole, lahvatus see Belgia peaministri ütlemine, et mitte mingil juhul neid Vene külmutatud varasid, eks ole, ei tohi kasutada Ukraina jaoks, et sellega kaotab Euroopa pangandus ja üldse Euroopa õigusriigi keskkond oma usaldusväärsuse. Ja kui siin, eks ole, on häälekad selle nõudjad, võib-olla enne kõike mõned siin Ida-Euroopa ja Põhja-Euroopa riigid, et siis see võib sellise konkreetse vaidluse peal olla mingisugune pahameel. Aga et üleüldse, et nüüd justkui nagu Eesti, Läti, Leedu ja Poola on siis nagu suured Euroopa probleemi tekitajatena, ei lase justkui siis Putiniga ära leppida, seda kindlasti ma julgen väita ei ole. Kas nad küsisid seal Narvas, et kas Narva on järgmine? Ei. Et see on ka see, et see faas tegelikult, mis siin võib-olla oli mõni aeg tagasi, kus ajakirjanikele ka meeldis panna lääne ajakirjanikele, eks ole, pealkirju, et Narva on järgmine või Eesti on järgmine. Ma arvan, et sellest on täna nagu üle mindud, et see enam ei ole teema, sest saadakse Venemaa ise oma käitumisega. On näidanud, et ta suudab, eks ole, suurt jama tekitada igal pool Euroopas. Et see ei ole ainult mingi susimine seal, eks ole, oma vahetult piiriäärsel alal, vaid täna on ikkagi potentsiaalne. Ta on näidanud, et ta võib, eks ole, tekitada päris suuri probleeme ükskõik kus Euroopas, nende samade Müncheni lennujaamade ja nende näidete pealt. Ja sellest saadakse väga selgelt aru. Ja ma juba nägin enne, et nii Jüri kui ka Marina soovivad sõna, et viime debatti sellesse kohta, kus oli täna hommikul saalis, ehk siis Ursula von der Leyen rääkis ka Euroopa kaitsmisest, rääkis terminitest nagu Eastern Flank Watch ja jällegi see kuulus sõna droonimüür. Kas Euroopa Liit päriselt hakkab neid asju tegema ja kas selleks päriselt rahaga leitakse? Jah, ma tean 2 asja, kõigepealt ma tahan tunnustada Urmast, et ma arvan, et see oli tegelikult kõva sõna, et nii palju poliitikuid Eestisse tuli siit Euroopa Parlamendis, seda ma täitsa siiralt. Nüüd korraks see Poola-Eesti teema, kas nad on mingid segavad riigid siin, ma vaataks seda nagu niiviisi ja see haakub see täna hommikuse komisjoni presidendi jutuga ka, et selge on see, et me oleme täna hübriidsõjas, et kui me vaatame, et meie valimisi rünnatakse Euroopas, meie õhupiiri rünnatakse, lennujaamasid rünnatakse, veealused kaablid, et see kõik ei ole juhus, vaid see on sihtmärgistatud tegevus Euroopa Liidu vastu ja Venemaa poolt. Nüüd ma ütleksin nagu vastupidi, et minu meelest kogu see olukord on näidanud tegelikult seda, et Balti riigid, Poola, Soome, Taani, Saksamaa, et ollakse nagu väga tugevasti ikkagi koos ja ütleme seda kammertooni sõnades antakse. Ja nüüd vastus siis teie küsimusele, et kas seda droonimüüri või täna ütles ju komisjoni president, et me peaksime rääkima hoopiski niinimetatud 360 kraadisest kaitseliinist, et see ei ole ainult
idasuunaline kaitseliin, vaid üle Euroopa. Kas see tuleb? Et nüüd ongi minu meelest see küsimus, et kas me suudame nendest sõnadest, need sõnad on päris ühtsed siin ju saalis enamuses, kui me räägime julgeolekust, Ukraina kaitsmisest ja Euroopa tugevdamisest, siis tegelikult, kus on probleem, me ei jõua tegudeni. Ja no, me võime rääkida sellest Eastern Flankist küll, aga kui Euroopa Liit seda rahastama ei hakka, siis tegelikult seda ju nii ei teki. Et minu meelest on nüüd järgmine küsimus selles, et ka see State of Unioni kõne, mida president pidas siin kuu aega tagasi, et sellest tuleksid reaalsed nagu rahalised väljundid, investeeringud Euroopa Liidu eelarvest. Kui seda ei tule, siis taaskord need jäävad pealkirjadeks, mida saab ajaloos vaadata, et näed, oktoober 2025 nendest ilusatest mõtetest räägiti. Ma natuke vaidlen Jürile vastu selles mõttes, et mis kõlab saalis. No saalis kõlab ikka selliseid väljaütlemisi, et ei jõua ära imestada. Üks viimaseid, mida ma saalis kuulasin, oli Bulgaaria saadik Ida-Euroopa, kes ütles, et need, kes arvavad, et droonid tulevad Venemaalt, on skisofreenilised. Nii et need väljaütlemisi on ikka igasuguseid. Jah, ma möönan, Euroopa Parlamendi enamus ja komisjon on suutnud praegu hoida ühtset ja Ukraina toetavat joont. Kas midagi hakkab muutuma? No täna jälle Ursula von der Leyen lubas, kuidas ta tuleb välja järjekordse plaaniga. Ta vist nimetas seda rahuplaaniks. Kuidagi sõna rahu oli seal sees, mis näitab siis, kuidas Euroopa Liit hakkab ennast kaitsma aastaks 2030. Meil on täna 25. Aastaks 2030 mõtleb ta siis välja plaani, kuidas hakata kaitsma. Aga see, mis ma arvan, kogu Euroopa Liidus muutuma juba lihtsalt tragikoomiliseks on, kui me räägime Venemaast, Venemaa agressioon Ukraina vastu, hübriidsõda, täiemõõtmeline hübriidsõda Euroopa Liidu vastu, sekkumine meie valimistesse, õhuruumide rikkumised, valimiste kaaperdamine mõnes riigis. Me räägime nagu mingisugusest supersuurest universaalsest jõust. Tegemist on Venemaaga, mille SKT on võib-olla võrreldav Itaalia, Hispaaniaga. Ta ei ole Euroopa Liidule võrdväärne vastane. Aga me ei saa teda maha murtud ja see ongi vastus küsimusele. Nii kaua, kui ei ole päris poliitilist tahet, nii kaua, kui ei ole rahalisi vahendeid, me jäämegi neid pakette vastu võtma, sanktsioonide pakette vastu võtma, jäämegi tegelema selle mudruga, aga me ei tegele süsteemselt pühendunult nii, et Venemaa oleks põlvili. Me peame hakkama kaasast ka rääkima. Saadet ei ole nii palju järel. Praegult on saabumas või juba saabunud Egiptusesse Trumpi nõunik Steve Witkoff, tema välimees Jared Kushner, Iisraeli ja Hamasi vahelistele läbirääkimistele. Urmas Paet, mis lootusi te Trumpi rahuplaanile panete? No nii kurb, kui see ka ei ole, mul ei ole väga kõrged lootused. Et selle, alles, eks ole, eile oli 7. oktoober, möödus 2 aastat Hamasi terroristide sellest jubedast rünnakust Iisraeli külade ja lihtsalt inimeste vastu. Siiamaani 2 aastat, eks ole, on üle 40 inimese pantvangist, kellest suure tõenäosusega pooled või rohkem on tegelikult juba surnud või tapetud seal. Ühesõnaga, ma tegelikult ei näe täna, kus on see reaalne alus, miks terroriorganisatsioon Hamas peaks kõigest loobuma, mis on seni olnud nende lipukiri, see oleks väga tore, kui nad seda teeksid, aga ma ei pea seda realistlikuks. Ja teiselt poolt, kui vaadata ka Iisraeli, siis ju Iisraeli valitsuses endas on arvamused seinast seina, mida Gazaga teha, eks ole, mida kogu selle probleemistikuga teha. Et kui selle rahuplaani täideviimise eeldus on see, et Hamas loobub igasugusest tegevusest, põhimõtteliselt läheb laiali, põhimõtteliselt annab valitsemise kõigi palestiinlaste üle siis edasi Palestiina omavalitsusele ja teiselt poolt Iisrael ja Iisraeli riik lõpetab siis kuna enam ei ole siis vaja, eks ole, seda terrorismi vastast tegevust Gazas. See kõlab, ütleme, kaugelt liiga ilusalt, et olla tõsi, et ma kahjuks kogu selle piirkonna ajalugu, nii lähiajalugu kui pikem ajalugu näitab, et kõik sellelaadsed üritused on ikkagi ju pigem varem kui hiljem liiva jooksnud, ka selle 2 aasta jooksul on see tegelikult 3. katse alustada nagu mingid kõnelusi. Nii et ühesõnaga ma ei näe tegelikult objektiivselt nagu väga toetavat mingit keskkonda või arengut selleks, et need kõnelused nagu ka päriselt saaksid nagu teostada. Et kui Hamas oleks võinud ammu kõik need pantvangid tagasi anda, muidugi ta oleks võinud ka jätta kõik need pantvangid muidugi üldse võtmata, eks ole. Aga nagu elu on näidanud, 7. oktoobril 2 aastat tagasi võttis ta 250 süütut inimest kaasa.
osa on neist vabastanud, paljusid ei ole ja mis on tulemus? Tulemus on see, et siis Iisraeli reaktsiooni peale pantvangide vabastamiseks, terrorismi väljajuurimiseks järjest rohkemad riigid maailmas tunnustavad Palestiinat riigina. Ehk ütleme, et Hamasi ajud muidugi on pannud A ja B kokku, et selline jõu kasutamine, terroristlik tegevus annabki tulemuse. Ja selles kontekstis ma tegelikult, ma ütlen veel kord, ma ei ole üldse mitte optimistlik enda kõneluste osas, aga muidugi. See võimalus tuleb anda, ilma rääkimata on selge, et üldse niikuinii midagi ei juhtu. Aga jah, need tehiolud seal ja selle olukorra ümber kindlasti ei ole sellised, mis soosiksid täna seda kokkulepet. Tõesti paljud riigid tunnustasid Palestiinat septembris. Mis peaks juhtuma selleks, et Eesti ühel päeval selle sammuni jõuaks? No ma arvan, et peaks juhtuma see, et Palestiina vastaks riigi tunnustele. Et seda on ju ka Eesti tänane, ütleme, valitsuspositsioon välja öelnud ja ka Eesti poliitikud opositsioonist. No minu meelest see, mis Hamas tegi 2 aastat ja 1 päev tagasi, et see on igas mõttes hukkamõistmist väärt. Nüüd, kui küsida selle rahuplaani kohta, siis ma esiteks ütleks nii, et hea, et üldse keegi püüab seda saavutada, seda kokkulepet ja selles mõttes on USA selline rahuvahendaja olnud ja see, et Trump seda püüab teha, et see on kindlasti plusspool. Miinuspool on see, et ma arvan, et Trumpi puhul ma ütleks lihtsalt, et oma vitsad peksavad, et ta on ise tahtnud astuda maailma geopoliitset areenit kogu aeg ära, on rääkinud, et America first ja nii edasi. Ja mulle tundub, et kõik need mõtted, mis ta on öelnud, kus ta on kunagi öelnud, et ta lõpetab, eks ju, Venemaa agressioonisõja 1 päevaga ja küll, lähme edasi, ta on püüdnud saavutada ka seal rahu, ta ei ole tegelikult seda suutnud teha. Samamoodi ka siin, et ma olen selles mõttes Urmasega nõus, et loomulikult pöidlad ma hoian, et see läheks nii. Aga ma väga ei usu, et see tema mõju, just poliitiline mõju, võim on nii suur, et ta suudab need 2 poolt laua taga käsi suruma panna. See, et ta saadab sinna oma eriesindajad, oma väimehe, see on tore, see on igal juhul kiiduväärt. Aga ma arvan, et ta on teinud ise selles mõttes vale arvestuse, kui ta on öelnud, et ta tuleb maailma areenilt tõmbub Ameerika Ühendriikidesse, rohkem Valgesse majja ja see on ka vähendanud tema tõsiseltvõetavust maailma areenil. Eestis ei ole suurt moslemi kogukonda nagu paljudes nendes riikides, mis on tunnustanud Palestiinat ja meil küsitakse vähem seda, et kas see, mis Gazas toimub, on genotsiid. Marina, kas see on genotsiid? Väga raske on genotsiid, see on väga konkreetne juriidiline mõiste. Ma ei hakka praegu ütlema, kas see on genotsiid või ei, aga ma ütlen, et see on inimsuse vastane kuritegu, mis seal toimub. Tsiviilisikute tapmine, tsiviilisikute näljutamine, meditsiiniabist ilmajätmine, see on inimsuse vastane kuritegu. 68 000 surnut, nende sees 1000 lapsed, see on lubamatu ja sellest tuleb vastutust kanda, see on fakt. Aga mis puudutab Palestiina riigi tunnustamist, siis kes täna Euroopa Liidust ei ole tunnustanud Palestiina riiki? Ungari, Itaalia, tuntud Ameerika Ühendriikide sõbrad, Balti riigid, Soome. Kusjuures Soome president on väga ilusasti öelnud, et kohe, kui valitsus talle selle ettepaneku teeb, tema seda ettepanekut toetab. Nii et mina vaatan seda mängu praegu sellise pilguga, et Eesti jääks valele poole. Et Eesti teeks selle sammu, mitte siis koos Ungari ja Itaaliaga, kui ta on jäänud 3-kesi, vaid astuks selle sammu siis, kui on õige aeg seda teha. Sest jah, mõnel juhul tunnustatakse riiki, kui riik vastab riigi tunnustele, aga on ka juhtumeid, kus riiki saab tunnustada varem poliitilise tunnustusena ettevaatavalt. Nii et see on see aja küsimus. Ja mis puudutab nüüd rahukõnelusi, võimalust tuleb anda, nõus. Ma tahaks loota, et nendele kõnelustel rahuplaanil ollakse täna lähemal kui kunagi varem, aga ma ei ole ka nõus ainult Hamasi süüdistama. Iisraelil on õigus ennast kaitsta terroristide vastu, ei ole mingit küsimustki. Aga see kaitse peab olema proportsionaalne. Ja tegelikult Iisrael on praegu aastaid lihtsalt vaadanud mööda sellest, mida ütlevad ÜRO liikmesriigid, enamus ÜRO liikmesriike, sellest, mida ütleb rahvusvaheline kohus, sellest, mida ütleb rahvusvaheline kriminaalkohus, sellest, mida räägitakse uutest tasundustest, kuritegudest, tsiviilelanikkonna, nad lihtsalt vaatavad sellest üle ja mööda. Nii et minu jaoks on ka Iisrael täna ettearvamatu, kuidas nemad käituvad. Ja ma tegelikult jälgin, kuidas hakkab toimuma elus olevate pantvangide vabastamine ja vahetus ja kas ja mismoodi antakse üle siis hukkunud pantvangid. See saab olema selliseks
lakmuspaberiks, kas üldse saab edasi minna või see protsess lõpebki seal ära. Püüame mõista Eesti välispoliitika valikuid, et mis muutuks sellest, kui me oma suunda muudaksime, et kui me kuidagi rohkem nagu see, mille kohta Marina ütleb, õigel poolel oleksime, kas Iisrael näiteks ei müü meile enam relvi või kas me üldse peaksime ostma neilt relvi? See on mulle küsimus. Mina muidugi ei kasutaks praegu terminit õige pool ja vale pool, sest veel kord, eks ole, et seesama Gaza sektor on olnud viimased peaaegu 20 aastat terroristliku organisatsiooni Hamasi kontrolli all ja see sai alguse mäletatavasti aasta oli 2007, kui Iisrael andis selle üle palestiinlastele, et tehke valimised ja korraldage oma elu. Tulemus oli see, et valimised võitis Hamas, kes esimese käiguna koristas ära umbes 3000 siis mõõdukamat palestiinlast, kellele see režiim ei sobinud, ehk ka see sisemine palestiinlaste vaheline konflikt, ühelt poolt Hamas, teiselt poolt siis Palestiina omavalitsus, kes läänekaldal olnud, et see on ka ilmestanud kogu aeg, eks ole, seda probleemi, miks näiteks on üldse mingitele kokkulepetele väga keeruline jõuda, et kui sinu see partneri või ütleme, mis partneri, ütleme selle teise poole seisukoht on see, et sinul pole üldse õigust eksisteerida, nagu Hamasi seisukoht on olnud, et Iisraeli riigil pole õigust eksisteerida, siis ausalt öeldes ma näen väga vähe seda kandepinda, mille pealt neid kõnelusi üldse siis nagu pidada saab. Mis seda tunnustamist puudutab, siis jah, mina ei võtaks seda nii dramaatiliselt, et kogu see tunnustamine tänas maailmas on ikkagi ka Euroopas on üks selline väga kahepalgeline lugu, eks ole. Et meil on Euroopas näiteks riik nimega Kosovo, kellega ei ole mingisuguseid probleeme, kes tegelikult vastab ka õiguslikus mõttes riigi tunnustele nagu selle sõna kõige laiemas mõttes. Ometi on 5 Euroopa Liidu riiki, kes siiamaani ei ole Kosovot riigina tunnustanud. Samas osad neist on nüüd tunnustanud Palestiinat, eks ole, poliitilis-emotsionaalsetel põhjustel. Et genotsiidist rääkides, eks ole, käisin 2 nädalat tagasi Bangladeshis külastamas maailma suurimat põgenikelaagrit, rohingade põgenikelaager, mis on tõepoolest siis Myanmari hunta poolt läbi viidud genotsiid, nad on ka seda selgelt sõnastanud, nende eesmärk on, et mitte ühtegi rohingat ei jääks alles nende riiki, see on genotsiid, sõna otseses mõttes. See laager on olnud seal 1,5 miljoni inimesega tänaseks 8 aastat, enamikul maailmal on täiesti ükskama kõik sellest laagrist. Et selles mõttes maailm ei ole väga ühe puuga mõõdetav, et on päris küüniline koht ja seetõttu ka kui me vaatame seda Palestiina ja Iisraeli konflikti, siis öelda, et keegi on õigel pool selgelt või valel pool, ma väidan, et seda olukorda ei ole seal. Ja nii kaua ikkagi, kui olulist osa täna Palestiina poliitikast määrab terroriorganisatsioon Hamas, siis ma ütlen ausalt, mul on ka väga keeruline kujutada ette, kuidas seda on võimalik tunnustada riigina. Eriti pärast seda sama, et kui nad panevad A ja B kokku, tegime terrorirünnaku, võtsime üle 200 inimese pantvangi, tapsime sinna peale ja vägistasime veel 100 ja tulemus on see, et näed, Euroopa enamik nüüd meid tunnustab, eks ole, siin riigina. Nüüd peame võrdne võrdse läbirääkimisi veel Iisraeli valitsusega, oleme tähtsad ka veel, ütleme, et kui vangide vahetuseks või nende pantvangide vahetuseks läheb, siis meie nõudmine on see, et need terroristid, kelle Iisrael kätte sai 7. oktoobril, need tuleb kõik vabastada, kes tapsid ja mõrvasid ja tegid igasuguseid koledusi. See pilt on selline ja see ei ole mingi mustvalge pilt, et nüüd kindlasti on õigus siis sellel Hamasi poole peal. Teie küsimus oli, et kas see tunnustamine või mitte on seotud relvamüügiga, et kas meil poleks siis võimalik relv enam osta. Et ma arvan, et me ei peaks sellest lähtuma, me peaks lähtuma hoopis millestki muust, aga vastates sellele küsimusele, ma usun, et selles tänases olukorras see võiks olla küll seotud, jah, et Iisrael oleks vabalt nõus ütlema, et siis nendega me enam tegemist ei tee. Aga veel kord ma ütlen, et see ei ole meie jaoks mingisugune põhjendus käituda üht või teistmoodi. Selle tunnustamise osas ma ütlen nii palju sanktsioonipakett, mida tegelikult soovitakse praegu peale panna. Et siin Euroopa enda riigid ju, ja me ütleme, et Saksamaa on selle vastu, aga tegelikult siin on veel riike. Tšehhi on selle vastu, Ungari on selle vastu, et me ühelt poolt liigub Euroopa Liit, me tunnustame Palestiinat ja teiselt poolt, kui Euroopa Liit soovib sanktsioone peale panna, siis siin ei suudeta riikide poolt konsensust leida. Ja minu meelest loomulikult see on selgelt humanitaarkatastroof, mis toimub Gaza sektoris, aga me ei saa me ikkagi ka täna peame ju mõtlistama sellele, mida me oleme mitu korda siin kõik välja öelnud, kus see alguse sai. Alguse sai see terroristlikust organisatsioonist Hamas, kes ründas Iisraeli ja Iisrael kaitseb. Iisrael ütleb täna, et meie inimesed on jätkuvalt pantvangis, keegi ei tea, kui palju neist elus on, kui palju on surnud, et me tahame neid inimesi tagasi saada.
Suur tänu, Jüri Ratas, Marina Kaljurand ja Urmas Paet ja teile ka, head Delfi vaatajad ja kuulajad. Me kohtume Strasbourgist juba kuu aja pärast, aga enne seda vaadake pühapäeva õhtul kell 18.00 suurt valimisdebatti, kus astuvad üles Tallinna linnapeakandidaadid Mihhail Kõlvart, Jevgeni Ossinovski ja Urmas Reinsalu ning juba järgmisel pühapäeval kell 8 suurt Delfi valimisõhtut. Kõike head!